Tere! Digitaalehitus on kiiresti arenev valdkond ning kvaliteetse BIM-projekti aluseks on ühtsed reeglid. Selles videos anname ülevaate, mis on ÜBN ja miks see on vajalik, millele tähelepanu pöörata, kust leida vajalikke dokumente ja juhiseid. ÜBN ehk ühtsed BIM-nõuded on reeglistik, mis määratleb, kuidas ehitusprojekte tuleb BIM-mudelis koostada, pidades silmas eelkõige avaliku sektori projekte. Selle eesmärk on tagada, et mudelid oleksid ühtsed, masinloetavad ja sobiksid hästi andmevahetuseks, nii projekteerimisel, ehitamisel kui ka hilisemas halduses. ÜBN-i väljatöötamise aluseks olid varasemad RKS-i ehk Riigi Kinnisvara AS-i BIM-nõuded. Seetõttu ei tohi neid omavahel segamini ajada ega kasutada vanu alusfaili uutes projektides. Projekti rakenduskavas on kirjas, milliste nõuete järgi peab projekt valmima. Täpsemalt räägime nende nõuete erinevusest ÜBN versus RKS nõuete õppevideos. ÜBN-i jaoks vajalikud dokumendid ja juhendid on kättesaadavad veebilehel e-ehitus.ee. Juhendid, ühtsed BIM-nõuded. Sealt leiate nii põhidokumendi, andmesisunõuded kui ka täiendavat abimaterjali. Kui kasutab projekteerimiseks Autodesk Revit tarkvara, soovitame tutvuda ka Revitest paketiga. See on Eesti turule loodud BIM-tööriistukogum, kus ÜBN nõuded on juba seadistustes sisse viidud. Täpsema info leiate arukad.ee lehelt. Revitest lokaliseering. Lisaks oleme Revitiga seotud ÜBN-i rakendusprobleemide kohta teinud praktilised õppevideod, mis on leitavad Tuliteki YouTube'i sarjas BIM praktiline kasutus. Samuti hoidke silm peal ka Tuliteki kodulehe rubriigil Kasulikku, kus leiate erinevaid BIM-teemalisi artikleid ja täiendavat teavet. Kokkuvõtteks, korrektselt ÜBN-i järgi üles ehitatud mudelid on ühtsed, masinloetavad ja tagavad kogu hoone elukaare vältel kvaliteetse andmevahetuse ning sujuva koostöö kõikide osapoolte vahel. Aitäh vaatamast! Tutvuge ka meie teiste ÜBN teemaliste videotega ja andke kommentaarides teada, millistest teemades soovite veel kuulda.